Võitlus Euroopa tagasivõitmise nimel on tagasi. Vastupanu on lõpuks tõesti kohale jõudnud. Kui sa oled keegi, kes kardab nii väga islami ülevõtmist ja usub, et selle vastu pole enam lootust, siis see video on sulle, sest inimesed panevad tähele ja asjad muutuvad. Ja see algab Euroopas. Kõik ütlesid, et see on vaid aja küsimus. Tõusvad sündimusnäitajad, massiline ränne, kultuuriline ülevõtmine juba käimas. Lääs annab järele, Euroopa kummardab ja islam pärib tulevikku. Jah, ma arvan, et paljud meist tunnevad end just nii. See lugu laguneb koost. Mitte aeglaselt, mitte teoreetiliselt. Praegu valitsuse andmetes, rändeavaldustes, küsitlustes, usu enda südamaal. 2 müüri on kerkinud, üks läänes, teine moslemi maailma sees. Ja vastupandamatu jõud põrkas just mõlemaga kokku. Alustame Euroopast, sest seal toimuvad poliitikamuutused on võimatu tähelepanuta jätta. Ja mitte kusagil pole kannapööre järsem kui Rootsis, riigis, mis kunagi nimetas end humanitaarsupervõimuks. 2015 aastal Euroopa rändekriisi haripunktis võttis Rootsi 1 aasta jooksul vastu 162 877 varjutaotlust. See oli suurim aastane arv alates sellest, kui riik hakkas andmeid koguma. Ärge tehke seda. Ära tee seda. Ära tee seda, kui see on sinu riik. Halb mõte. Süsteem sattus surve alla, integratsioon seiskus. Mured jõuguvägivalla ja eraldatud linnaosade pärast paisusid üleriigiliseks aruteluks, mida varem peeti liiga tundlikuks, et üldse pidada. Aastaid oli Rootsi eliit käsitlenud rändemudeli kriitikat peaaegu tabuna. Ja paljud riigid teevad seda siiani, aga mäletage, kuidas 5 aastat tagasi, kui sa oleksid julgenud öelda mõnda asja, mida me nüüd ütleme, poleks sind mitte ainult arreteeritud, vaid sind oleks peetud maailma suurimaks rassistiks ja islamofoobiks. Ja nüüd on peaaegu tavapärane rääkida päris probleemidest. See iseenesest on tohutu muutus. Muutus, mida me ei oska piisavalt hinnata. Igaüks, kes tõstatas küsimusi integratsiooni, paralleelsete kogukondade või heaoluriigi pikaajaliste kulude kohta, riskis saada äärmuslaseks tembeldatud. Siis jõudsid andmed järele. Stockholmi, Malmö ja Göteborgi eeslinnadest kujunesid järjest piirkonnad, kus välismaal sündinud elanike osakaal oli kõrge ning töötuse määr oli 2 või 3 korda kõrgem kui riigi keskmine, kus politsei oli hakanud määratlema haavatavaid piirkondi ja kus vägivald oli eskaleerunud. Nii kaugele, et Rootsi kõigist kohtadest registreeris ühe kõrgeima tulirelvadega tapmiste määra Euroopas elaniku kohta. Vaata, kui sa tood siia 3. maailma inimesi, siis saadki 3. maailma. Midagi pidi muutuma. 2022 aastaks muutis Tidö leping kõike. Paremtsempeli koalitsioon, mida toetas Rootsi demokraatide partei, seesama erakond, mis oli 2 aastakümmet olnud poliitiliselt puutumatu, istus maha ja tegi otsuse, mis oleks olnud 10 aastat varem mõneldamatu. Nad otsustasid teadlikus vähendada varjupaiga õigusi EL-i ja rahvusvahelisi õigusi lubatud miinimumini. Ma mõtlen, kuidas see pole lihtsalt terve mõistus? See käib mul üle mõistuse. Ja avalikult öeldi välja, et eesmärk oli muuta Rootsi uustulnukatele ebaatraktiivseks. See töötas. 2024 aastal langes esialgsete varjutaotluste arv 9645, mis on 23% vähem kui eelmisel aastal ja madalain tase alates 1980. aastate keskpaigast. 2025 aastal langes see arv veelgi, jõudes 6737-ni. Vaata, kui sa ei tee oma riiki inimeste jaoks atraktiivseks, siis nad ei taha siia tulla. On hullumeelne, et see pole terve mõistus. Kõik räägivad sellest, et tuleb kodanikke eemaldada ja äärmuslikult tegutseda, mis ilmselt ongi vajalik. Aga fakt, et need inimesed tulevad siia, sest sinu maksuraha teeb nende elu nii mugavaks, tähendab, et esimene samm on lihtsalt see mugavus ära võtta. See on lihtsalt terve mõistus. Vaata, mida andmed näitavad. Aga numbrid räägivad ainult pool lugu. Tõeline muutus peitub nende taga olevas õiguslikus raamistikus. 2025 aasta märtsis jõustus määrus, mis lõpetas niinimetatud EBO-süsteemi, kus varjupaiga taotlejad said ise oma elukoha valida. Võimud ütlesid, et aitas kaasa eraldatud paralleelühiskondade tekkimisele. Nüüd on rahaline abi seotud sellega, et peab elama riigi hallatavates vastuvõtukeskustes. Tagasisaatmise keeld tagasi lükatud taotlejatele pikenes 1 aastat 5 aastale. Niinimetatud track change süsteem, kus tagasi lükatud varjupaiga taotlejad said vaikset tööloa ja jäid ikkagi riiki, kaotati. 2025 aasta aprillis. Ja kõige silmatorkavam samm, repatrieerimistoetus. Rootsi valitsus oli teinud ettepaneku tõsta see 350 000 Rootsi kroonini inimese kohta, mis on umbes 38 000 USA dollarit ning see jõustub 2026 aastal. Varem oli see vaid 10 000 krooni täiskasvanu kohta. See on 35-kordne tõus. Matemaatika on lihtne. Rootsi on nüüd valmis maksma suuri summasid, et veenda sisserändajaid vabatahtlikult lahkuma, selle asemel, et pidada järgmised 40 aastat integratsioonilahinguid. Kas ei oleks mõistlikum, kui nad kasutavad sinu maksuraha? Vähemalt ei peaks see minema selleks, et nad saaksid peatuda hotellides, kus sina tahaksid olla, vaid pigem selleks, et veenda neid mujale minema. See on väga lihtne süsteem. Sa ei pea neid sõna otseses mõttes üles korjama ja välja viskama. Sa võid ka motiveerida. See ei tööta igal pool. See ei tööta ühiskondades, mis on juba väga kaugele läinud. Aga riikides, kus tuntakse end veidi ebamugavalt, võib-olla. See ei ole enam 2015 aasta Rootsi. Aga Rootsi on alles sissejuhatus, sest Taani on läinud kaugemale kui ükski teine Euroopa riik.
peaminister Mette Frederiksoni ja sotsiaaldemokraatide juhtimisel võttis Taani vastu poliitika, mida valitsus ise nimetab nullipagulaste poliitikaks ja numbrid kinnitavad seda sõnarasutust. 2024 aastal andis Taani varjupaiga vaid 864 inimesele. See on madalain näitaja üle 40 aasta, välja arvatud 2020 aasta, kui Covidi tõttu suleti piirid. Briti siseministeeriumi andmetel on Taani poliitika viinud varjupaiga taotluste arvu 40 aasta madalaimale tasemele ning 95% neist, kelle taotlus tagasi lükatakse, saadetakse riigist välja. 4 varjupaiga taotlust iga 10 000 inimese kohta 2024 aasta. Suurbritannias oli see näitaja 16, heidutus töötab. Ja siin on osa, millest väljaspool Skandinaaviat eriti aru ei saada. Seda teeb tsentristlik vasakpoolne valitsus. Näed seda Kriimu? Sotsiaaldemokraatlik valitsus. See on tõesti uskumatult põnev. See on minu jaoks uskumatult huvitav, sest see ei ole ainult parempoolsete probleem. See on probleem, mida inimesed näevad kõikjal kui midagi, millega tuleb tegeleda, eks. See lihtsalt tundub loogiline. Sotsiaaldemokraatlik peaminister, sama poliitiline traditsioon, mis rajas Taani heaoluriigi, on nüüd Euroopa Liidu kõige piiravama ränderežiimi arhitekt. Frederiksoni argument, mida ta esitab intervjuu järel, on otsekohene. Taani heaolumudel, ütleb ta, ei suuda üle elada kontrollimatut rännet. Vaesed maksavad ebaõnnestunud integratsiooni eest kõige kõrgemat hinda. Ülekoormatud koolid, jõuguvägivald, linnaosad, kus riigi autoriteet muutub teisejärguliseks. Nagu ta ise ütles Newsweekile 2025 aasta keskel, see ei ole inimõigus tulla Taani, vägistada ja jääda siia elama. See on 2025 aastal ametis olev Põhjamaade sotsiaaldemokraatlik peaminister. Halles. Frederiksoni raamistik läheb sügavamale kui peldat retoorika. See põhineb doktriinil, mida Taani süsteem nimetab ajutisuseks. Taani seaduste kohaselt ei käsitleta pagulasseisundit enam kui püsiva elamise teed. See ongi loodud ajutisena, ülevaadatavana, tühistatavana. Hetkel, kui päritoluriigi olukorda veetakse turvaliseks, võib elamisloa tühistada isegi inimestelt, kes on Taanis aastaid elanud, keelt õppinud ja sinna elu rajanud. Kõige selgem näide oli Süüria. Mulle meeldib see, sest ma arvan, et inimesed usuvad, et kui nad tulevad riiki, on neil õigus saada kõike, mida nad tahavad. Aga siin ütleb Taani, et ei, sa pead seda tõestama. Sa pead tõestama, et sa väärid seda. Ja kui sa tõestad, et sa ei vääri seda, siis võib see ära võetud saada. See on väga lihtne mõtlemine, eks. Võtame seda nii. Sa kasvasid üles Ameerikas. Sa oled Ameerika kodanik. Sa väärid vabadust. Aga kui sa teed kuriteo, siis võid sa sattuda vanglasse, mis tähendab, et vabadus võetakse sinult ära. Sa ei vääri lihtsalt vabadust. Sa pead käituma nii, et tõestad, et suudad seda säilitada. Aga sisserändajate jaoks on see teisiti. Nad tulevad riiki ja kui nad käituvad nagu kurjategijad, siis neilt ei võeta seda ära. See on minu jaoks hullumeelne. Kui Bashar al-Assad tuukutati 2024. Aasta lõpus hakkas Taani tühistama Süüria põgenikelt, kes olid pärit piirkondadest, mida valitsus pidas ohutuks, sealhulgas Damaskuses ja Homsis. Mõned Taani süürlased hakkasid kaaluma vabatahtlikku tagasipöördumist, kuna valitsus pakkus tagasipöördumistoetusi umbes 38 000 USA dollarit inimese kohta. Et seda otsust niitsustada tuhandete põgenike jaoks Taanis tähendab see elamist pidevas ebakindluses. Seejärel on keskne osa 2018. aasta gettopakett ametiku nimega Üks Taani ilma paralleelühiskondadeta. See on suunatud linnaosadele, kus niinimetatud mitte-lääne immigrantide ja nende järeltulijate osakaal ületab 50% elanikest ning kus kuritegevuse tase on kõrge, haridustase madal ja sissetulekud alla riigi keskmise. Kas ma võin lihtsalt öelda, et see, et Taanis on kohti, kus migrantide osakaal on nüüd üle 50%, on hullumeelne number, mille üle me siin lihtsalt nalja viskame, aga nii ei peaks see olema. Kui piirkond on määratletud, võib riik lammutada sotsiaalkortereid, et muuta elanikkonna koosseisu. Kuid kõige vastuolulisem säte puudutab seda, mis juhtub lastega. Nendes piirkondades peavad väikelapsed alates 1-aastasest käima taani keele ja väärtuste põhises lasteaias vähemalt 25 tundi nädalas. Vau! Kui pered sellest kinni ei pea, kaotavad nad oma lapsetoetused. Ja alates 2025 aastast peavad toetusi saavad pagulased täitma 37-tunnise töökohustuse nädalas, mis hõlmab kohustuslikke praktikaid ja keeleõpet. See on sunniviisiline assimilatsioon, mida toetab riigi kogu majanduslik jõud. Kui Rootsi on tagasipööre, siis Taani on telliskivist sein. Aga lõula poole minnes läheb asi veelgi raskemaks, sest Saksamaa. Kas ma võin lihtsalt öelda, et see annab mulle nii palju lootust? Kas keegi teine tunneb ka natuke kergendust nähes, et on riike, kes nüüd hästi toimivad? Ma tean, et migrantide olukord Taanis ei ole hea. Islami olukord ei ole hea. See ei ole seda lahendanud, aga see on vähemalt mingisugune tee parema lahenduseni, eks. Ja Prantsusmaa ei ole lihtsalt oma piire karmistanud. Nad on tegelenud ideoloogilise infrastruktuuriga omaenda linnades. 2025 aasta 5 novembril keelas Saksamaa siseminister Alexander Dobrindt organisatsiooni Muslim Interactive. Võimud korraldasid enda päikesetõusu reide 7 kinnistu Hamburgis ning veel 12 Berliinis ja Hessenis. Vara konfiskeeriti, veebilehed suleti.
2020 aastal asutatud rühmitus oli loonud sujuva sotsiaalmeedia kohaloleku tuhandete jälgijatega TikTokis ja YouTube'is ning oli toonud 2024 aasta alguses Hamburgis toimunud meeleavaldusele 1000 toetajat, kus plakatitel seisis "Kalifaat on lahendus". Dobrindt ei vabandanud selle eest. Me vastame kogu seaduse jõuga, ütles ta. Kõigile, kes agressiivselt nõuavad kalifaadi kehtestamist meie tänavatel, õhutavad sallimatul viisil viha Iisraeli riigi ja juutide vastu ning põlgavad naiste ja vähemuste õigusi. Hamburgi siseminister nimetas seda löödiks kaasaegse TikToki islamismi vastu. See juhtus veidi enam kui aasta pärast seda, kui Berliini eelmine siseminister keelas 2024 aasta juulis Islamische Zentrum Hamburgi väidetavate sidemete tõttu Iraani ülemjuhi ja Hezbollahi toetamisega. ICH, mis pidas niinimetatud sinist mošeed välise Ulstri järve kaldal, oli aastaid Saksamaa luure jälgimise all. Võimud konfiskeerisid tõendeid, et rühm tegutses nende sõnul väga vandenõulikul viisil, kasutades heategevuslikke katteorganisatsioone mõju ja ideoloogia suunamiseks Saksamaa moslemi kogukondadesse. 2 keeldu, 2 organisatsiooni lammutatud. Mõlemad sihtisid struktuure, mille kohta Saksamaa võimud jõudsid järeldusele, et need püüdsid siseministeeriumi sõnul luua alalisi põliseaduse vaenlasi. See on osa, mis vaikselt muutis Saksamaa lähenemist. Keelud ei olnud reaktsioonid konkreetsetele terroriaktidele, need olid ennetavad. Seda nimetavad mõned õigusteadlased nüüd kuritegude ennetavaks tõkestamiseks. Saksamaa võimud ei oota enam, kuni radikaalsed organisatsioonid vägivallani jõuavad. Nad lammutavad struktuure, mille avalikuks eesmärgiks on valitsuse hinnangul põhiseadusliku korra õõnestamine. Võin ma lihtsalt öelda, et kuigi mulle meeldib, et Saksamaa seda teeb, sest see on oluline, on Saksamaal veel pikk tee minna. Ja kuigi see video maalib pildi, et kõik paraneb, sest see näitab meile positiivseid asju, teeb meedia sageli vastupidist. See näitab meile negatiivseid asju ja ütleb, et kõik laguneb, isegi kui see pole tegelikkus. Saksamaal ei lähe asjad nii hästi. Ka Prantsusmaal ei lähe hästi. Ja tõsiasi, et nad keelavad ja mõtlevad asjadele ennetavalt, on hea märk õiges suunas. Kuid see pole veel täielik lahendus. Mis selle juures aga huvitav on meeldetuletus, et kuigi me kuuleme pidevalt, et me ei saa midagi teha ja ainus vastus ebaseaduslikule rändele on kas äärmuslik vägivald või lihtsalt sellega leppimine, siis tuleb meeles pidada, et on olemas ka kesktee. Kui valitsuses on õiged inimesed ja sellepärast ongi põnev, et Keir Starmer on eemaldatud, siis kui õiged inimesed teevad häid otsuseid, saab astuda samme olukorra parandamiseks. Tuleb valida arukad inimesed võimule. See ei ole seotud ei vasak- ega parempoolsetega Rootsis ega Taanis. Seal on vasakpoolne valitsus. Ja enamasti räägivad sellest teemast parempoolsed. See ei ole seotud sinu poliitilise kuuluvusega. See on seotud inimestega, kes on valmis tegelikkusele otsa vaatama ja vastu astuma. Kui sul on tugev valitsus, siis saad oma kodanikke tegelikult kaitsta. See ongi meie vastutus, valida inimesi, kes tõesti lähevad ja muudavad midagi, sest sina saad midagi muuta. Sa saad asju muuta ja teatud määral ka heidutada. Tara, ei ole olemas sellist reaalsust, kus sa päästad Euroopa lihtsalt heidutades või lahkumiseks stiimuleid pakkudes. See ei hakka nii olema. Vajalikud on veelgi tugevamad vastused, kuid siiski on see samm õiges suunas. Aitäh, et sellele tähelepanu pöörasite.